kas sa tead ka üldse, mis auto sa ostsid? Ei tea. Juhtus niimoodi, et sulatasin seal kolvid ja kaane ja kõik ära, et kas siis tuli otsus, et teeme esivõlise või? Peale seda mina enam ilma nitrota ei sõida. 1000-jõulise Audiga 1000-jõulist Audit võistlustel vedada. Jah, saab ka nii teha, jah. Tere, Ivo! Tere! Legendaarne Audi 200 Pärnu omanik Ivo Soldan. Praegult ka tegelikult sa saad vist kanda tiitlit kõige kiirem tänavaauto. Vist küll. Tartus libed asfaldi peal Audi originaal manuaalkastiga 9.7. Jah, nii on. Et arvestades veel, kui raske see tank sul on, siis on see nagu väga, väga edev tulemus minu meelest. Jah, arvestades, et isegi silla osa, kõik tihvrid, veovõllid, käigukastist ei ole mitte midagi välja võetud, kõik on täiesti originaal, et kõik see pidas vastu sellele, ja see on tänapäevanegi veel terve kõik. Et päris uskumatu tulemus, jah. Eriti teades, see mõni aeg tagasi käis Mati Põld siin ja siis tema ei jõudnudki kokku lugeda, palju neid tükke, Audi tükke on loojakarja saadetud. Jah, eks minul ka neid käugast ikka läinud, aga pigem on neid lõhutud omast lollusest ära, et kui ei ole mitte jõu pärast neid ära nagu lõhutud, vaid kas on kehva hoovastiku reguleering olnud või siis stardis ära minnes on rapsitud neid käike ja siduri ja siis jalgade töö või ei ole nii-öelda sünkroonis olnud, et pigem on sinna looja läinud, aga kui kõik on väga täpselt paigas, siis töötavad ideaalselt. Minul küll, Rei. Aga lisaks veel sinu Audiga, mis on nagu ka et sinu rida 5, need on kuidagi Team McNaris nende peale, et korra pudelit nad said ja enam ilma gaasita ükski sinu mootor ei käi, ehk me räägime nitrogaasist. Jah, see on tõesti veider, et nii palju kui neid mootoreid ma teinud olen ja me siin seadistanud oleme, siis puhta kas siis bensiini või siis alkoholiga ma ei ole neid niimoodi käima saanud, nagu vaja on ja puhtalt nitroga ikka olen need saanud tööle nagu peab ja nii uskumatu kui see ole, arvestus palju ma seda nitrot sinna peale lasen, siis jah, töötavad ikka väga hästi. Sest et kas see oli mingisugune 250 kilovatti rattast oli vist lausa nitro kogus ju? Jah, ma ei mäleta, oli umbes 200 väga täpselt neid numbreid ei mäleta, ma mäletan, et ilma nitrota oli viimane Düno, mis sai käidud. Kas ta oli rattas siuke, ma mäletan, et 1000 jõudu vist oli ilma nitrota ja nitroga oli siis 1200, mis ta seal iganes olla võis. Kilovattidest ta tuli seal midagi 730, 2-4, ma ei mäleta, mis see number oli. Midagi sellist oli. No 730 oli siis koos nitroga juba ratast. See oli koos nitroga, jah. Et see on, tegelikult on päris hirmu äratav number, siukse väikse 5-pütase alla 3-liitrise tüki, et jah, see number tuli isegi endale üllatusena, et Dünosse läksime, lootsin koos nitroga 1000 saada, aga tuli ilma nitrota 1000, et see oli uskumatu, jah. Jah, siis korra ju tuli veel nagu arutelu, et äkki see Düno kalibreering on alati küsimus ja ei, seal võib siukse tagast ka olla, jah. Aga me umbes teame ju sinu autokaalu, mis on põhimõtteliselt võistluskaalu oli sul peaaegu 1900 ju. Ma arvan, et natukene vähem, aga ei ole kaalu peal käinud, aga jah. Suurusjärk nagu ta peaks sinna kui tulema ja kui me võtame nii raske auto lõppkiiruse, mis oli 248 vist
või 49 äkki jah. vist oli ära korra kõige rohkem. Ma tean, et 250 vist ei saanud. Siis Ameerika kalkulaatoritega see näitab, vähemalt see kalkulaator kinnitab seda, et sellise kaalu ja veerandmiili sellise lõppkiirusega ongi niisugune pea 1300 jõudu, nii et See võib olla küll, jah. See võib olla küll, jah. sest et kui välismaal on niisugune legendaarne Audi rida 5 mees nagu Eklund, kes ju sellesama, jah, tal oli juba niinimetatud Pro-moodi kere, aga samamoodi rida 5 ja tema sõitis ju veel selles samasuguse stock-blokiga nagu sinagi, sõitis ju madalat 7 või isegi vist kõrge 6 isegi Santapoodis ära. Aga läheme üldse nüüd ongi 20 aastat tagasi. Jaa. Kuidas see kõik algas? jah, et mis pidi see oli, kas enne, tehniku pidi niikuinii olema, et see on, kas see on juba lapsepõlvest olnud või kuidas see niisugune tehniku huvi ja nagu niisuguse võimsama masina huvi tuli? Tead, ega enne seda auto soetamist ma ei teadnud kiirendusvõistlusest mitte midagi. Mul oli enne seda BMW, ma olin teil BEM-imees. Selle ma müüsin maha, noorest peast sai neid autosid vahetatud iga pool aasta tagant. Ühest tüdinesid ära, võtsid järgmise ja aga selle auto ma leidsin kuulutusest, internet A24 või kus ta seal iganes üleval oli. Ja mul oli kunagi ennem ka Audi 200 olnud, aga 10-klapiline. Ja sellest 20-klapilisest ma ei teadnud mitte midagi. Ma ei teadnud sellisest olemasolust ega polnud kuulnudki kunagi. Ja ma nägin seda kuulutust ja rida 5, 20 klappi ja muidugi mul ei ütlenud see 20 klappi mitte midagi, sest ma ei tundnud mootoreid üldse. Aga see jõunumber, mis seal juurde oli märgitud, tal oli siis originaalis 162 kilovatti, siis see aeg tundus see nii suur number, et kuidas see võimalik on. Ja mul ei jäänud hing rahu ja nii kui seda kuulust nägin, ma läksin sama päeva õhtu, läksin Pärnust Tallinnasse seda autot vaatama. Ja siis korra teen vahemärkusena, et see auto, see on siis seesama sinine 200. Seesama sinine 200, jah. Ma läksin seda vaatama ja tegin proovisõidu ära, ma tulin küll tühjade kätega tagasi, mõtlesin, ma jään veel natukene mõtlema, aga ega ma hommikuni mõtlesingi ja läksin uuesti Tallinnasse tagasi. Ja nii ma ta ära teingi. Ja see oli siis ju 2005 vist? See oli aastal 2005, jah. Ma mäletan, see oli veel aasta alguses, et tõin ta Pärnusse, see oli veel niisugune nädal lõpp ka, veel reedene päev, et mul samal päeval oli veel sõbral sünnipäev. Ja tulin ta ka Pärnusse ja läksin sõbra sünnipäevale, parkisin auto ära ja siis sõbrad tuli ka vaatama, mis auto ostsid. Ja ega keegi suurt midagi aru saanud, välja arvatud üks. Siis olid need kõik ilusad kirjad seal taga, kõik ilusti 20V ja kõik Oi, kas sa tead ka üldse, mis auto sa ostsid? Ei tea. Mine Audi klubisse, mine loe selle kohta. Ja ma ei olnud ju, ei sellest foorumist ei teadnud midagi, siis esmakordselt registreerisin sinna ära ja siis hakkasin seda maailma natuke lähemalt uurima. Ja siis tundus, et ma olen mingi väga põnev asja endale ostnud. Ja seal Audi klubi kaudu sain tuttavateks igast toredate inimestega nagu Põrriga, kes too aeg siis trükis neid džippe ja ehk siis Speedesti Kaupo Porovarid ja seal oli veel igast toredaid tegelasi, kes müüsid ja tegid ja seal pakkusid igasuguseid ägedaid juppe ja et autot kiiremaks saada ja siis sai hakatud katsetama ja proovima ja mul piisas esimesest džipistki juba ja auto liikus kiiremini, aga see oli juba sellel ajal ikka tundus ikka väga röögatu. Ja nii ta vaikselt minema hakkas. Aga see džip oligi siis see, et ta oli täiesti stock raudvaraga see, et stock turbo ja kõik see. Ja. Aga siis see, et ta oli ikkagi ju mingisugune 200 kilovatti circa võis sealt tulla? See oli selline kes seda teab, palju seal oli, aga ta oli ütleme, et rohkem kui originaalis ja see oli kohe rooli taga tunda ja ka samal aastal sai ka esimesele võistlusele minna.
aga see ei olnud ju sihipäralik. ei, see juhtus niimoodi, et mind kutsuti. Ma olin see võistlus sattus sellisel päeval, et me olime sugulase pulmas. ja pulmapidu sai seal läbi ja seal, no mis ta läbi sai, aga seal hakkas selline õhtu ja laua taga istumine ja jorisemine ja ma hakkasin, ja kuna sõber helistas, et kuule, tule Viljandisse võistlema, et siin on võistlus. Ja siis ma mõtlesin plaani välja, mismoodi sealt ära saada. Aga ma mõtlesin mingisuguse vale välja, et hirmsasti tahtsin sõitma minna, tahtsin proovima minna. Ja minekut ma sealt tegin ja Viljandisse ma läksin ja sealt ma ka esimese karika sain. Kohe esimeselt võistluselt? Kohe esimeselt, jah. Ilmselt see oli 3. koht, aga no asi seegi juba. Ja ilmselt sealt hakkas see pisik natuke rohkem külge tulema. Mäletad ka, mis aega sõitsid? Ei, 14, üldse. Ma 13. Pigem 15, 16, midagi sellist ja ei seda ei mäleta üldse. Aga nii palju ma mäletan, see Viljandis, ma ei tea, sa mäletad seda tänava nime, aga see korraldati mingi linna tänava peal niimoodi, et see tänav läks kuidagi kurviga, et see lõpus see OMH pidurdamine, et see tuli üldse kuskil nurga taha ära keerata. Et see oli päris hirmus. Et kui Veljo Einberg rääkis meil, et Lätis oli 200 meetri kiirendusrada Pikernikil, mis siis lõppes kurvi ja pidurdusmaal betoonseinaga, siis siin maal oli meil siis oli kiirendusrada, mis oli juba kurviga. Aga mäletad see konkurente ka, kes seal oli? Ma mäletan, et seal oli üks too aeg, kes oli Audi klubis hästi selline, keda kõik jälgisid, ta ehitas Soomes S4, et ta oli üsna paljudele selliseks nagu eeskujuks, oli Andres Mulk oma S4-ga. Ja eks tema pealt ma sain ka päris palju sellist indu, et vaadates, kui kvaliteetselt ja ilusti ta ehitas ja mul kohe näpud sügelesid, et ma tahtsin midagi sellist järgi teha. Aga teatud asjadele rahakoti ei hakanud see aeg peale ja tuli seal leppima natukene odavamate asjadega. Aga jah, aga ilmselt ma enda selle 200 Pärnusse toomisega andsin tõuke päris palju teistele, sest ma mäletan see aeg, ma olin üks esimesi, kes sellise rida 520 klapilisega üldse Pärnus sõitis. Kuigi oli üks veel, aga ta nagu ei tegelenud päris sellise alaga, et aga siis hakkasid mu ümber kõik omad tuttavad ostma ja neid 200-sid hakkas hirmus palju Pärnusse tulema, et ühel hetkel oli neid mu tutvusringkonnas peaaegu igal ühel oli kas siis S4 või 200 või siis S2 või neid oli üks igavene hunnik. No ja seda põnevamaks elu läks, et siis oli juba see semude vaheline oma mõõduvõtt, et kellel... Ja siis sai ka kunagi nendel igasugustel neljapäevastel üritustel käidud. Et seal see suurem mõõduvõtt käiski. Ja too aeg, mis mul hästi meeldis, siis Audi klubi korraldas neid AC-trääge. Et need olid mul siuksed lemmikkohad, kus käia. Ja need olid ju Kiltsil ju? Need olid Kiltsil, jah. Et nendeks sai ikka valmistatud ikka ööd ja päevad enne võistlusi, et kogu aeg olid näpud õlised, et need olid siuksed toredad ajad, jah. Aga kas siis selle sama Audiga hakkas ka pihta see tehnika õppimise periood? Jaa, ma hakkasin õppima seda täiesti omal käel nullist. Esimese mootori või ilmselt nagu nende džippidega on, et juhtus niimoodi, et sulatasin seal kolvid ja kaane ja kõik ära, et tuli see pada lahti võtta ja ega alla ei andnud ja õnneks see aeg oli kõike seda materjali nii palju saada igalt poolt, et uued plokid, uued kaaned, kolvid ja hakkasin seda elu siis ise lähemalt vaatama. Jah, see oli isegi ajastu, millal ju
osteti täiskomplektsed autosid, et mootor maha võtta ja ülejäänud edasi müüa või ja, lauda viia ja, või mis ja iganes. neid varuosasid oli õnneks sel ajal nii palju saada ja siis eks neid kolbe on saanud sulatatud kõvasti või seda kooliraha on ikka tugevalt makstud või. Aga nagu 2005, 2006, nagu jah, siis internet oli see aeg, foorumid juba oli see aeg, on ju. Aga ega see aeg need foorumid ei olnud kõige informatiivsemad just ju. Et kus see info tuli, et üldse mida teha ja kuidas teha ja nagu kuhu suunas liikuda ja... Eks see too aeg oli ikka see Audi klubi oli nagu kõige põhilisem, et seal olid hästi palju, kes selle mootori vastu huvi tundsid ja siis ammutasid kõiksugu infot Saksast, need olid igast S2 foorumid ja igalt poolt, et ja eks ma neid kogu aeg lugesin ja jälgisin ja panin midagi kõrva taha ja nii ta läks. Ega mujalt nagu ei olnudki ja siis kas siis mõni tuttav, kes oli nagu rohkem juba taipu, et ka seal andis näpunäiteid või kuidas võiks midagi teha ja nii ta on läinud. No kuidas siis auto ehitamine, arendamine pihta hakkas, esialgu ta nagu ütles, et oli originaalmootor, originaalraud, originaalaju, kus siis oli lihtsalt selle nii-öelda džipi tegemine, kivi vahetamine. Et kuidas ta sealt hakkas edasi liikuma? No? Ta hakkas sealt edasi liikuma jah, et ühelt maalt sai juba programmeeritav aju peale pandud, see oli küll siis VEMS, mis oli too aeg saada. Aga millest selline valik ja kuidas üldse see nagu teadmine tekkis, et nüüd on vaja progaju või kas see, et teistel oli ja mul on ka vaja või? Pigem mõtlengi, kus see alguses saigi. Ma arvan, et äkki oli Janis esimene, kes oma S6-le pani selle VEMS-i peale ja kuna ta hakkas siis värskelt seda asja seal näppima ja siis tekkis mul endal sama huvi, et siin on ainukene lahendus ongi vaid see programmeeritav aju ja kuna seda VEMS-i oli saada sellisel kujul, et ta oli plug and play pistikuga otse originaal juhtmestiku külge. Pistikusse küll tuli seal natukene väiksed muudatused teha, et elektronsüüteks ja nii edasi. Aga mitte midagi suurt, et ja kui see sai peale pandud, ma mäletan, ma jätsin Janise kätte enda auto. Me eeldame, et siis tõkasse. Jah, Tehnikaülikooli ja Janis hakkas siis seda seal, kus nädal jagu oli tema käes. Ja kui ta lõpuks mul tulemused saatis, siis ma olin nii üllatunud sellest, et ma vaatasin, see programmeeritav aju on igapidi asja ette läinud. Mis need tulemused olid? No tolle aja kohta mäleta palju neid kilovatte oli. Äkki 350 kuni 400 kuskil seal vahemikus rattast. Aga no see oli juba selleks ajaks tundus päris tubli number, et ja mootori pool oli siis veel originaalkolbe asi või oli juba seal maal ka edasi liigutud? No nii palju, et ainult tugev keps ja võib-olla oligi Saks Racing sidur midagi sellist, et ega midagi rohkemat küll. Et selliseks suuremaks ehituseks läks põhjalikumaks, et ma arvan, siis oli aasta juba 2017 või midagi sellist. Või varem äkki. Äkki varem. 2017. Ei, ikka varem jah. 2017 läks järgmiseks suureks ehituseks. Võis küll olla. Kuna me sellest ajast suhtleme, sellest ajast juba ma mäletan neid asju kaasa mõelda. Aga näiteks see, et kui see VEMS peale läks, siis oli veel originaalturbo või juba sellega oli juba mingi upgrade tehtud või? Ei, siis oli juba mingisugune kärret mul juba peal. Ja selle me vist ostsime kunagi
tellimusega kunagi USA-st 034 motospordist või. Ja siis vist olid juba kollektorid ja kõik olid juba natukene juba järgi aidatud, et mul õnnestus kunagi, ma 100% ei oska väita, kas ta oli nüüd originaal S1 oma, aga mul oli Sport Quattro väljalaske kollektor. Turbo väljalaske kollektor, valatud, jah. Ta oli nii identne, et ma olin küll neid feike näinud, need ikkagi erinesid sellest, et võis arvata, et see on originaal. Et see andis päris palju juurde, et kollektor, uus turbo, siis sai juba ka sisselaske kollektor vahetatud ja siis sai juba RS2 nukad peale pantud ja suuremad pihustid ja kuulerid ja no sealt siis hakkasid juba ajad tulema. No mis hetkel see nitro tuli? See nitro... Ja kuidas see üldse tuli? Vot. Ega ma algul ise ei julgenud ka seda nitrot väga peale panna. Aga see nitro tuli minule, kui me kunagi ehitasime Reimo Pabelsoni S2. Ja tal oli samaaegselt ka S6. Ja sellel oli nitro peal. Aga kuna see auto läks müüki ja sinna pandi originaaltehnika uuesti tagasi, siis see nitrokomplekt jäi üle. Ja sealt see rändas siis minu auto peale, et ma proovin. See oli siis üks pihusti kõige väiksem shot, et ega palju ei julgenud. Ja seda väikest shotti seadistas mul Soomes too aeg siis Mikko, kes siis Reimo autot nagu seadistas. Ja kui ta oli selle ära teinud, ma saatsin auto Soome, Reimo käis sellega Soomes ära, seadistas ära, tuli tagasi, ma sain selle auto kätte. Kui ma sain esimest korda isegi seda väikest nitro-shotti tunda, siis kõik muutus ja peale seda mina enam ilma nitrota ei sõida. Sõrme andsid ja... Sõrme andsin ja nii ta läks, jah. Nüüd nagu ei teagi, kuidas ilma. Ei. Ja nüüd on ju seis sinnamaale läinud, et enam ei ole üks väike shot, vaid nüüd on 3 suurt shotti ja autos on lausa 2 pudelit, sest üks pudel ja üks trass ei suuda seda ära toita. Ja. See on jah nüüd kuidagi niimoodi läinud ja see on, nitro hakkas mulle kuidagi väga meeldima. Aga nagu Tanel Simogun ütles, et nii kui pudel lauale pannakse, meestel ikka näevad naeru. Ja. Aga kuidas siis tulemused olid? Ja kuidas see nagu võistluste käekäik oli? Eks ta niimoodi ligad ja logad on läinud. Ma seal selliseid, mõtlesin, ei mäleta, mis see aasta number oli, kui ma esimese oma 10-8 ära sõitsin, siis see oli küll hea tulemus, aga ma ei mäleta seda aasta numbrit küll praegu. See on päris kaua aega tagasi. 14 äkki. See võis olla, jah. Midagi sinna. Ilmselt sealt ma saingi seda rohkem seda hoogu juurde, et siit saab veel. Sest mingi hetk oli ju, siis kui sa alustasid, oli ju A, B, C ja D klass, vaata ju. Ja siis ju kui see asi arenes ja tulid ju ka normaalsed ohutusnõuded asjad, siis mingi hetk sa pidid ju ka kaare sisse panema. Tänapäeval vähemalt on kaar 11 poolest. Ja minul vist ongi selles, mõtlengi, mis ajas see kaar tuli minule. Ta on ikka väga ammu. Ei mäletagi aasta. Ma tean, ma mingi Super Streeti mingit sellist klassi sõitsin. Kuskil ma selle ajalõhki sõitsin, et see kaar oli juba vajalik. Street B pigem.
Street B oli vist ju, jah, võis olla küll. Street B oli 11.9 ja 11.5 on kaart vaja. Ja kuskilt sealt ta tuli, jah. Sest 2016, kui ma esimest korda rajal käisin, siis minu elu esimene eliminaator oligi sinuga koos. Ja siis sa olid ju täitsa madalat 11 sõitsid ja sa olid ju seda ka vist Superstreeti indeksit lõhki sõitnud selleks ajaks juba. Sellepärast ma tahtsingi seda 14-15 pakkuda, kui sa seda 10-8 sõitsid. Ja võis olla küll, jah. No ja sealt edasi ma mõtlen, kas selle mootoriga, kas mul võis juhtuda midagi, et sai veel suuremalt see asi ette võetud. Mina mäletan seda, et 2017 hooaja sa sõitsid ära, aga sul oli juba siis autoga probleeme ja just elektriprobleeme. See oligi õige, jah. Ma siis sõitsin veel Vemsiga ja sealt tekkisid kogu aeg mingisugused errorid, millele ei saanud jälile. Ja lõpuks ma lõin käega. Siis vist tulid juba Eestisse turule esimesed juba maksekud ka, Rai? Ja need olid juba olnud mingit aega. Või nad olid mõnda aega juba olnud, aga Makseku pakkus samamoodi seda lahendust, seda plug and play pistikuga. Ja siis ma läksingi selle Makseku peale. Ja koos sellega siis sa võtsid ka mootori pildi ette. Ja siis ma võtsin mootori ka ette. Siis ta oli veel mul küll kaks veel. Ta oli veel 2. Mingid nukkadega läksid väga rajuks ja vist tõukurid läksid mehaanilised siis. Tõukurid läksid mehaanilised, jah. Nende nukkadega sai jah nalja, see keeras mul terve ühe hooaja tuksi, kus ma ei saanud sõita. Ma juba talvel tellisin nukkvellid, mis jõudsid mulle kohale suve teiseks pooleks. Ja sellest ajast enne seda, sest 2000 siis ütleme 18 alguses sa nukad tellisid, 2018 suvest me hakkasime nagu tihedamalt sinuga suhtlema ja siis ka koos mingeid asju tegema. Ja. Ja siis oligi see, et auto seisis garaažis, mäletan, aju oli karbis, autopagassis, auto oli juppe täis, mootor oli vahelt ära. Ja ju 2000 mingi häda oli veel sellepärast, et ma kuidagi mäletan seda, et 2019 suvel me käisime koos Elvas Dünos. Siis oli see asi koos, see tähendab seda, et 2019 kevadel suuresti see auto oli siin. Ma tegin seal mingid hunniku keevitustöid ära ja siis ma veel tegin mingid juhtmetöid seal, sest uue ajuga oli vaja mingeid lisaandureid asju panna. Oli jah. Ja sealt läks, siis hakkaski nagu asi veel eriti rajuks minema. Siis sai ju, selleks hetkeks sul oli ka juba 2 komplekti nitrot peal. Ja. Kütusesüsteem oli pumba ja et vähe ei ole. Jah, ega seal iga aastal midagi juurde pantud ja nii ta on läinud. Ta on niimoodi, kuidas me ütleme, et iga aastaga järjest kiiremaks ehitatud. Kuigi auto on raskemaks läinud iga aastaga. Auto on raskemaks, jah. Sest sinuga on äge see ka, et sa oled tegelikult ju hoidnud seda joont, et ta on ikkagist originaal 200. Ja, mina ei ole sellesse autosse kuskile teinud mingid lisalõikeid või relakat sisse löönud, et ma olen üritanud kõik, mis ma seal autos igasugused lahendused teen. Kui ma võtan sealt autost midagi välja, midagi siin või midagi panen sellist, kuidas ma ütlen siis... Tuuni aftermarket jupp. Jah, et ma ei lõhuks autol midagi ära, et ma saan ta uuesti panna kokku tagasi sellisena, nagu originaalis on. Sest reaalselt vist ainukene asi, mis sa oled päriselt pidanud ju kerele liiga tegema, oligi turvakaare paigalduseks, kuna see on polditav, siis selle kinnitused on põhjamati all, et need on ainukesed asjad, et seda kuidagi teistmoodi lihtsalt ei tee, aga need ma proovisin ka nii viisakalt teha, et kui ma ikkagi turvakaare välja võtan,
põhjamatid kõik sisse panen, siis ei ole üldse ühtegi niisugust kohta näha, et siin midagi oleks teistmoodi. Noh, pluss ta on väljas sul ka ikka, no prillikivi. No ta on üsna hästi säilinud, jah. Et sa, noh, peale selle, et ta on hästi säilinud, sa oled teda ka hästi hoidnud, noh. Kõik see, noh, see on ju, noh, nagu niisugune vanakooli, aga ta on niisugune nagu täitsa nagu, noh, võiks öelda, et oma ajastu näitusauto. Kõik liisturingid ja ilusti kõik, noh, iga jupp on nagu ikkagist valitud ja hoitud, noh. Jaa, ei selles suhtes jah, et ta on ikkagi kogu aeg garaažis ja ta kuskil väljas ei seisa ja sellist jäärada ei näe, ja jäärada ei näe ja talvesõitu ta on kunagi väga ammusel ajal näinud, aga noh, seda on ka üsna vähe olnud, et pigem on selline rohkem suveauto olnud. Et jah, see teebki veel nagu omaette minu meelest nagu ägedaks ja fenomeniks see, et nagu noh, kere põhimõtteliselt modifitseerimata, et lisatud lihtsalt turvakaar, tehnikat arendatud, auto väljast näeb täiesti, noh, ainus asi, mis võistlustel näitas midagi, et siit võiks tulla, ongi see, et sul olid träägislikid all. Aga tegelikult need oli see, et isegi need ju aitasid su veermikku säästa. Jah, pigem see slik, jah, aitab säästa veermikku. Ja noh, jah, lõpuks sai kapotist sumbuti ka välja toodud, aga ma ei rikkunud auto enda originaalkapotti ära. Et paljud arvasid, et ma olen lihtsalt kapoti sisse augu lõikanud, et siis nii ma seda ei teinud, sest seal on tegelikult üks kõver Audi 100 kapott peal, mis on samat värvi. Ja aga originaal selle auto kapott on ilusti ära pakitud ja on garaažis. Ja mingi hetk juba sai vari järgi pandud. Jah. Varju paigaldus oli ju ka ju niimoodi, et ta läks veel originaal kuskile kohtadesse ja asjadesse. Seda me tegime ka siin. Ja see sai ka kõik niimoodi tehtud, et ei oleks mitte ühtegi üleliigset auku ja midagi, et oleks nagu nii, noh. Ja, mitte ühtegi üleliigset auku ei saanud tehtud, jah. Isegi minu meelest varju tross sai kuidagi mingist originaalkohast kuidagi veetud, et selle jaoks ei puuritud isegi midagi juurde. Et see on ikka fenomenaalne, et kui nagu ikka päriselt vaeva näha, siis on võimalik ikkagist ka seda asja säilitada. Ja, tuleb lihtsalt natukene rohkem läbi mõelda ja on ta täiesti teostatav. Ja tegelikult ka oluliselt rohkem vaeva näha, sest kui me võtame ikkagist nii vähe või palju, kui ma olen sinu autoga midagi teinud versus siis näiteks kõik need spetsiaalselt ehitatud võidusõiduauto, mis on ainult võidusõiduautod, siis sinu oma on ikka siis kordades keerulisem, sest on tänavauto ja tal on kõik need, noh, kõige lihtsam näide, kas siis juhtmestikuga. Aju on nagu ikka pardad šoki all. Et sealt nüüd neid lisajuhtmeid vedada, kapoti alla oli meil paari andurit vaja ja vist kellablokile mingit signaali või asja. Ja no see oli ikka, me minu meelest tegime mingi 6 tundi siin, tulid Pärnust korraks siia, et teeme selle 2 juhet ära ja öösel kell 2 jälle su koju läksid. Et see jah, nii, et tänavaauto ikka osutab neid väga palju teisi selliseid huvitavaid takistusi. Jah, eks see on saanud ka seal kapoti all olnud üsna raske see kõik see lahendus olnud, et säilitada kõik seda originaalsust seal nii palju kui võimalik. Et üsna keeruline. Aga sa korra mainisid, et siis oli veel mootor 2.2. Jaa, juhtus üks võistlus, ei mäletagi, mis meil juhtus ees. Kas ilmselt Pihusti? Ei, ma mäletan väga hästi. See oli 2020 finaalid, kui mina olin enda M50 täielikult ära õhanud ja läksin LS-i peale ja siis ma vaatasin, et LS-il ju nitrot pole vaja. Ja mul olid need suured Big Shot nitro solenoidid ja ma andsin need sulle, sa viskasid need peale ja läksid niimoodi rajale. Ja kuna ju solenoidid olid nii palju suuremad. Õige, me läksime jah, liiga uljalt läksime peale. Sa ei kannatanud Janist ära oodata. Ja, see oli minu viga, jah. Et oleks pidanud natukene kannatama. Aga sinna see mootor läks, jah. See oli ikka täitsa sula puru paska täis. See jah, lõppes õnnetult, jah. Sest see oligi, sa ju omal jalal vist läksid kiltsile, sulatasid ära ja siis veel ju nööri otsas õhtul pimedas panid Pärnusse.
Tiivo vist vedas sind. Tiivo vedas jah, nööri otsas jah. Et see läks natuke õnnetult jah. Aga jälle õppetund. Aga kus siis tuli mõte või otsus minna siis 2,5 peale? No seda on juba natukene tehtud, sel ajal oli. 2,5 mootor oli selleks ajaks juba olemas. Kaido Raceril oli jah. Ja kuna seda Aani plokki oli üsna raske leida ja mul ei olnud ühtegi varuks ka enam, siis ma hakkasingi ja kuna niikuinii olid juba kolvid viga saanud ja kõik oli viga saanud, et seal ei olnud niikuinii päästa, et kõik tuli niikuinii uus teha. Ja siis ma ka hakkasingi kaaluma seda mõtet, et prooviks seda Strokerit teha üldse. Et diisliblokke on saada, neid on tänapäevani palju saada. Praegugi neid garaažis juba vist, eile vist oli 5 tükki kindlasti, 6 on vist siin. Neid on ikka seal on nüüd. Ja siis õnneks on saada ka Strokeril kõik kolvid ja kepsud ja mõtlesin, miks mitte. Jah, et suurem litraas võiks litraas ja rohkem väänet. Aga ainukeseks probleemiks sai see, et kuna see plokk on kõrge ja ka 200 kapotialune on üsna selline madal. Et selle sinna ära mahutamine, see oli väljakutse. Et seal tuli päris palju mootorit allapoole lasta ja seal tulid sillatalad ette, et see sinu ära mahutamine oli üks paras peavalu. Jah, ja niigi enne seda, mõni aasta enne seda sa olid ju ümber teinud, sest oli ju plokile gridleplaat lisatud, mis 5 karterit madalamale. Ja selle Strokeri plokile tuli samamoodi gridleplaat ja see tuli nüüd veel paksemgi veel sinna, aga no selle ruumi ma leidsin ja kuidagi see siin on ära nipitasin ja seal ta on. Ja tegelikult ju see Stroker ikkagist õigustas ennast. Ja see, kui sai juba selline põhi tehtud, siis sai ka juba eos ka tehtud vähe parem kaan, seda tegi siis Windorfidid. Siis me läksime juba, tegelikult juba ennem sõitsin mehaaniliste tõukuritega. Aga siis sai just uus kaan tehtud. Siis sinu poolt tuli väljalaske kollektor, torukollektor, siis sai ka juba mindud vähe moodsamat turbo peale. Ei, aga see osakond oli kõik veel siis, kui see esimene 2.2 oli, või niimoodi viimane 2.2, mis oli juba mehtõukuriga. Ja siis ju oligi see, et siis tuli lihtsalt, kuna tuli uus plokk, siis me kartsime, et meil on vaja sisse lasete asja torustik ümber teha, kuna ju plokk läheb, gaas läks grammi kõrgemale. Ja ju alguses oli see, et uue selle Garretti turboga sa ju launchima pidid ikkagist nitroga juba. Pidin jah. Aga kui sa Strokeri peal läksid, siis enam vaja ei olnud. Jah, et see 0,3 liitrit 5 silindri peal ikka andis nii palju seda alt otsa juurde. Ja ju käiguvahetused läks ka kohe palju paremaks. Jaa. Et see hoidis seda, see litraas ikkagist hoidis seda turbot nii palju rohkem ringlevana, et ei tahtnud see puust enam nii alla kukkuda. Ega esimesed sõidud ei tulnudki kohe seda Strokeriga väga head pööret oli vaja. Et seda pööret sai kogu aeg kasvatatud. No ja palju seda pööret teed? Üle 8000 oli. Mis ta seal täpselt oli, ma ei mäletagi. Isegi mitte mingi 800-600 või midagi sükest ei olnud lõpuks. Me siin ühed järgmiste teemade jaoks mingit me arutasime, minu meelest siis sa vaatasid mingit logi viimast, et 800-600. Võis olla küll, jah. Võis olla küll. Ja nii, kui sa vaatad ja me valetame, siis ära pikka viha pea. Paranda meid hoopis. Et seda sai kasvatatud, jah, see oli puhtalt selle pärast, et käigupikkused olid täpselt sellised, et oli pööret juurde vaja. Et
väiksema pöördega ma pidin juba enne 400 meetrit pidin juba 5. käigu sisse panema. Aga et sellest loobuda tuli igale käigule natukene pööret juurde saada, et selle 4. käiguga saaks üle finišijoone ikkagi. Nojah, aga 4. käiguga 240 kiirust on päris edevne. Jaa, ei tunne oli hea. Aga see teekond, et kuidas aru saada, kuidas seda autot ehitada ja arendada ja teha, siis selle käigus sa said niivõrd targaks, et asi ei piirdunud ju ainult enda autoga. Sa ju hakkasid ju päris palju Semude asju ehitama ja ju Pavelsonist oli ka juba jutt ja Pavelsoni Audi oli ju, see S2 oli hoopis ju kosmos see hetk. See hetk oli jah. Eks ma olin igal pool, kus Pavelson ehitas, sest seal kulutati hästi palju raha, nägin ilusaid juppe ja kuidas tehakse ja ma olin kogu aeg ninapidi juures ja jälgisid kõike ja kui see Pavelsoni auto oli Pärnus, oli vaja sealt lahti võtta midagi, eks ma võtsin ta lahti ja tuli teha ja kokku panna ja ta sõitis ja nii need teadmised ja kogemused tulid. Ja eks neid tuleb kindlasti veel. Isegi praegult ju alles Messengeris mingi hetk rääkisime mingi täiesti väike loll idiootne viga, mis sai jälle avastatud, mis on tegelikult kimbutas 2 hooaega ju. Jah. Ja mis me rääkis, lõpuks tuli välja, et mingi 0,2 millimeetrit mäng, 0,1 millimeetrit mäng. See ongi see, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa õpid. Ja, nii ta paraku on. Jah. Aga samas ka seda rohkem saad vastu näppe mingit asjadega. Nii ta on, jah, paraku. Aga me tegelikult juba jõudsimegi siia täitsa peaaegu tänapäeva välja selle jutuga. Miilil käisid ka korra? Jaa, käisin. Vandusin endale eluaeg, et mina sinna oma nina ei topi. Aga ma ei teagi. Päev enne Miili tuli ikkagi see loll mõte, et võiks proovida. Et prooviks ära. Või sai see tuli kuidagi niimoodi, et kas äkki Janis kogemata pakkus tema ees sõita, et ta ei saanud vist äkki oma autot valmis selleks ajaks. Tal oli pääse olemas. Tal oli pääse olemas ja ta pakkus välja mulle, et tema ees sõitma minna. Ja mul esimene reaktsioon oli kohe muidugi ei. Aga siis mul see jäi siin kuidagi peas sügelema. Nojah, ja head sõbrad nagu sul on. Ja mõtlesin, kunagi pole seal käinud ja see natuke tegelikult ma väga kartsin seda, et see igasugune mingi 300 kilomeetrit tunnis sõita mingisuguse vana autoga ei tundu just kõige turvalisem. Ja ma ei tea, õhtul väga hilja, kas oli vist 10 ajal, siis ma ikkagi otsustasin, et ei, lähme. Siis ma läksin garaaži ja hakkasin seda autot Miili jaoks ette valmistama. Ja veel võttis vist aega pea hommikuni välja. Me vahelduva eduga meil olid ju telefoni vestlus. Ega mul ei olnud veel õigeid rattaki, mis sinna alla panna, sest seal oli õige tähisega rehve vaja, no kus ma neid poole öö pealt võtan. Ja siis ma seal otsisin ja vaatasin, mis mu seal garaažis on ühel auto all ja teise auto all. Ja tegelikult ma tahtsin natuke suurema läbimõõduga rattaid saada, aga ei olnud võtta, tuli leppida nendega, mis mu seal olid. Ja õnneks rehvi tähised klappisid ja täitsa uus rehv oli ja oli julgem minna. Sai auto valmistatud ja treila peale tõmmatud ja mindud. Selle käigus meil oli ka vestlus telefonitsi ja ma hommikul ajasin ka ennast kiltsile kohale, et kui on miskit abivaist, et oligi Stiivo ka ei saanud veel tulla. Jah, tal ka ei saanud, sest see tuli nii ootamatu minek, et talle ka ei sobinud see päev. Ja kas isegi sul poiss oli või ei olnud?
Ma ei olnud. ei, poissi ka polnud, sellepärast oligi see, et siis tulingi ma hommikul kohe varakult kiltsile, et kui Jaa. midagi on, et siis ma saaks nii mehaaniku eest olla. Jah. Ja kuidas siis see miil läks ka? Tegelikult võiks öelda, et isegi hästi. Mina seda tervet miili sõitu, mina võtsin siis pool maad. Et kui üldse sõita, siis ainult pool maad. Mis 800 meetrit. Ehk siis 800 meetrit, jah. Võib rahule jääda. Muidugi mootor sai haiget. Aga nüüd seal võib-olla, jah, on võib-olla natukene läheb enda kapsaaeda ka, et kuna ma eelnevalt sõitsin kogu aeg niimoodi, et ma jahutasin kütust. Mul on kütusesüsteemil nagu jääga jahutus peal. Ja ka miilile minnes jäi see jää kaasa võtmata. Ja ma kütust ei jahutanud. Kas nüüd sealt võis midagi tekkida? Ei tea. Ütleme, et jah, et enne 800 meetrit juba tundsin, et midagi on valesti ja lasin käigu välja. Aga hoog oli päris suur. Ma tegelikult nägin vaeva, kuidas see auto üldse stabiilselt hoog maha saada, sest külgtuul oli väga tugev ja ma ei olnud ennem veel kordagi varju lahti tõmbanud ja ma ei julgenud seekord ka tõmmata. Ma ütlesin, kui ma selle varju lahti tõmban küljetuulega, äkki ta tõmbab mul saba kuskil ära ja teen rohkem halba, et ma pigem hästi hooga ja õrna pidurdusega proovisin selle hoo maha saada. Kui ma selle hoo maha sain, siis ma kuulsin, et mootor ei tööta õieti, et mingi silinder on tagant ära. Ta küll sõitis omal jõul boksi ära, mingit suitsu taga ei olnud, ei oskanudki arvata, et mis seal juhtuda võis. Isegi hääli on väga nagu... Hääli ongi väga kole, et aga noh, järgmist sõitu ei hakanud niikuinii tegema, et tõmbasime ta treila peale ära. No ma ütlen, küünlad võtsime välja. Küünlad võtsime välja, me sealt ka kohe... Oli küll, üks ots oli ära. Üks ots oli ära, jah. Täitsa ära sulanud. Üks ots oli ära sulanud, aga koha peal niikuinii rohkem, et ei näinud, kaamerat midagi kaasas ei olnud, et silindrisse vaadata. Nii. Aga mäletad, mis see 800 meetri kiirus oli? Kirja läks 284 äkki oli see. Selleks võistluseks selles klassis ilmselt piisas, et ma sain ilmselt esikoha. Ühe tõmbega. Ühe tõmbega, jah. Et jah, kui seal oleks ilmselt kõik klappinud, ilmselt ega see 300 oleks ka käega katsutab olnud, aga jah, seekord ei nii. Ei tea, kas lähen üldse kunagi sõitma, ma kardan, et mitte. Mul see 400 meetrit meeldib rohkem. See kuidagi tundub turvalisem mulle. See aru saada. Aga ju tegelikult see sama miilipäev, see teps mitte ei saanud otsa veel. Ei saanud. Mul hinge ei andnud rahu, mida ma seal nüüd ära lõhkusin. Plus sama õhtu oli veel... Mul oli samaks õhtuks juba mootor lahti võetud, viga oli leitud. Õnneks viga ei olnud väga katastroofiline, sulada sai üks klapp ja natukene klapipesa. Õnneks oli kaan päästetav, paar uut klappi ja sest nädala pärast oli juba järgmine võistlus, ma mäletan. Et üsna kiiresti oli vaja see kompott uuesti kokku tagasi saada ja kokku ta sai ja sõitmas ma olin tagasi. Sest vist oligi see ka, et sa pidid, miil oli laupäeval, sa pidid vist esmaspäeval tagasi tööle minema. Ma mäletan nagu, et ma käisin veel jooksin vist Tiidu juurde, viisin kaane ära sinna ja vist isegi pärast läksin järgi veel. Ei, see kaan tehti ühes teises kohas. See oli Janise abiga. Õigus, ja. Sest jah, üks teine kord ma käisin Tiidu juures sinu kaanel järgi. Ja, nüüd see tuleb meelde. Aga pluss veel oligi see, et üks oli see, et sul oli vaja minna esmaspäeval tööle jälle. Pluss see sama miilipäeva õhtul oli meie ühise hea sõbra
Mati Põllu sünnipäevapidu . Siis oligi see, et jõuaks veel sünnipäevale, siis on vaja ta lahti veel võtta ja siis saab hakata nagu toimetama. Aga jah, siis ju võistluseks ta kokku sai ja Võistluseks ta kokku sai jah, ja toimetas ta ilusti jälle. Närv oli küll sees, et hea mootor, ma olin just enne seda miili, ma olingi ju ära sõitnud 9-7 ju Tartus. jah, ja närv oligi sees, et ma olin sellise hea mootori nüüd ära lõhkunud. Aga järgmiseks võistluseks sain ta kokku, see oli siis reedene päev, oli juba Haapsalus sai testsõite teha. Ja siis testsõidul sõitsin 9-8, siis ma vaatasin, et siis mul oli süda rahul, et kõik on jälle korras. et jah, ja siis see oli 23 ja 20, ei, vabandust, see oli 22 kõik, mis me räägime praegu. Ja, ja 23 siis sa sõitsid 9-7 uuesti ära. ja peale speedesti siis oli Saale sai lihtsalt otsa. jah. Seal jah, Saaledega läks natukene halvasti jah. Ei oleks arvanudki, et tuleb neid nii kontrollida, kui pakist võtta ja kahjuks ta nii läks. No aga see on ühtepidi nüüd on nagu jälle üks kogemus, et see on üks kogemus jälle, et mida kontrollida alati. Ja teistpidi ongi see, et aga nagu enne, kui sa võtad veel, sa oled alati nagu hea firma tükke kasutanud, et kui sa võtad ikkagi King Racingu või mingi siukse asja, võtad pakendist välja, siis sul ei ole esimene mõte see, et peaks seda mõõtma ja kontrollima ja ega ei ole jah, ja ei ole nagu aastatega probleeme olnud, et alati võtad selle paki lahti ja võtad need saaled ja muudkui laod mootorid kokku aga seekord läks natukene halvasti jah, et nüüd peab jälle, on jälle üks õppetund, et tuleb igat detaili tuleb kontrollida. Olgu ta nii hea firma oma kui tahes, aga tuleb kontrollida ja üle mõõta ja paraku nii ta on. Ja siis ju eelmine hooaeg jäi sul eelmine hooaeg jäi vahele, sai nagu rahulikult võetud jah. Vahepeal võib puhata mängida ka. ei Ja. pea kogu aeg võidu sõitma. Ja mis siis edasi nüüd saama hakkab? Mis sul plaanid ja mis sul mõtted on? No edasi on nüüd, mis meil siin on? Meil on siin nüüd uus kere on meil siin tuppa tassitud. Tegelikult see kere oli meil ju ammu olemas juba. Tegelikult ammu. Väga ammu jah. Selle kere ümber on ka tõusud ja mõõnad olnud. Et üks. Sest jah, esimest korda me selles kerest hakkasime fantaseerima ja arutama 2019. Jah. See on puhas 220 klapilise kere. Selle ma sain oma enda hea sõbra käest. See oli küll kunagi hakatud ehitama ringraja autoks. Sinna oli kootud juba mingisugune puur sisse. See oli juba kõik ära värvitud ja kõik tehtud, et ta hakkas juba jah, nii kaugele jõudnud, sinna peaks hakkama mingi tehnika peale tulema, aga mingil põhjusel see jäi siis katkise ehitus ja siis see kere jäi hulga aastateks kuskil väljas seisma. Küll alguses ta oli küll presendiga kaetud ja mida aasta edasi, seda vähem seda presenti hakkas seal peal olema ja lõpuks ta oli sellises seisus, et ega taga ei olnud muud teha, kui ainult kas mingi päris kiirendusauto, et kus niikuinii peaaegu enamus küljest ära lõigata, et jääb see väline vorm ainult alles. Ja see mõte sai tegelikult ju 2-3 aastat tagasi plaani võetud. See sama 2019, kui see kere siia tuli, siis me hakkasimegi seda korra mõtlema juba. Jah, aga siis ma mõtlesin oma plaanid ümber kuidagi, et kas on ikka mõistlik hakata ehitama. Ja siis ta seal seisis jälle 3 aastat või.
19 ja 24, see teeb 5 aastat. 5 aastat seisis veel, jah. Siis eelmine aasta lõpuks jõudsime selle otsusele, et ei. Et kui tahta ikkagi kiiresti sõita, siis oleks palju parem ikkagi uus kere ehitada, kus saaks nagu mugavamalt auto küljes igasuguseid lahendusi. Kuidas ma ütlen, ei pea nii pingsalt vaatama, et kuidas sa nagu keret ära ei lõhuks või midagi sellist. No, et seda originaali säilitamist juba. Jah. Et on rohkem vabamad käed. Pluss originaali säilitamise selle niinimetatud tänavaauto kontseptsiooniga, see on ikka kohe päris mitusada kilo lisakaalu. Jah, et üks asi, et saaks kergema. Ja küll algul oli plaan, et teeme selle ikkagi 4-veolise. Et esimene mõte oli küll, et jääb kõik sama tehnika, manuaalkastid ja differid ja kõik nii edasi, et lihtsalt tuleb üks toruraami peal vähe kergem kere ja aga siis, kui me siin seda nüüd kaardistama hakkasime seda autot ja vaatama, siis tundus, et see 4-veolise ehitamine on üks paras väljakutse. Tegelikult ju ta tuleb ka oluliselt kulukam ja vaeva näeb nii palju ja seal nii palju kitsaskohti hakkas tekkima, et kas on sellel mõtet. Kas siis tuli otsus, et teeme 1-veolise? Pigem jäi ainult üks lahendus, ainult tagavedur. Ja tegelikult on kogu selle träägi jooksul kipitama jäänud see, et ma olen seda 20 aastat sõitnud, aga ma ei ole mitte kunagi saanud rehvi suitsetada. Et 4-veolisega sellist burnouti ei tee, aga et träägi üks osa ongi see show, et tahaks ükskord ise ka selle ära teha. Jah, isegi Mati Põld ütles, et quattromehel oli alguses keeruline õppida, aga lõpuks tuli väga hästi välja. Jah. Et ühesõnaga siis on tulemas tagaveoline Audi 200. Ja. Ma arvan, et nii palju me võime öelda, et siis ta on selles mõttes tagaveoline, et õige 9-tollise talasillaga 4 lingiga. Ja. Aga mis süda? No süda jätame ikkagi Audi süda, et muidu ta ei ole siis Audiga enam. Ikka see jääme rida 5 peale, et see on mootor, mida ma tunnen läbi lõhki. Kindlasti oleks lihtsam versioon mingisugune V8 LS, aga see oleks kuidagi võib-olla liiga lihtne. Ja siis ta ei ole enam nagu enam Audi enam. Siis ta on Audi Kest lihtsalt. Siis ta on Audi Kest, et jääks selle siis rida 5 juurde ja see tundub, see mootor on mul nagu rohkem südamelähedane ja teeb sellise kombo. Aga Nitro? Nitro kindlasti. Ilma selleta? Ei, ilma selleta ei saa kindlasti. Aga näiteks mul on siuke mõte, et me sinu auto käigukastist, uue auto käigukastist ei räägi ja kõik saavad kommentaariumis pakkuda, mis käigukast sellel autol üldse läheb. Jah. Sest et ju niinimetatud mitte V8 mootor, 4 link, suured võimsused, suured rattad, slikid, siis neid kasti kombosi variante on juba erinevaid. Et las inimesed fantaseerivad ja võib-olla mingi hetk ütleme ka, et mis see on siis tulemas. Ja. Või siis tegelikult sul on ju, jah, sul poeg küll haldab seda, aga sul on ju Instagramis täitsa äge konto, kus on selle Audi kohta igasugusest pilte ja asju. Jah, on tõesti Instagramis konto olemas, kuigi kui kõik arvavad, et mina seda haldan, siis tegelikult mina seda ei halda. Seda teeb mu enda poeg. Tema kunagi selle lehekülje lõi ja tema paneb sinna videosid ja igasuguseid pilte ja ma käin ka siis aeg-ajalt vaatan, mis sinna pannakse. Aga ma arvan, et siis huvilised sealt näevadki. Ja huvilised ka siis selle sama kanali pealt, ma arvan, et hakkavad ka nägema mingisuguseid pilte uue auto arengust. Ja, kindlasti. Aga mis siis vanast saab?
vana jääb ikka selliseks, nagu ta on. Et seal selle auto juures ma väga esialgu ei ole plaanis küll midagi väga muuta. Et ei tee originaalist tagasi? Mitte praegu ei ole plaanis. Praegu ei ole plaanis, jah. Et pigem on see, et varju asemel konks ja siis saad 1000-jõulise Audiga 1000-jõulist Audit võistlustel vedada. Jah, või saab ka nii teha, jah. Kas see oleks tegelikult äge, see oleks tõesti äge. Et ma ei hakka teda originaaliks küll praegu ehitama, jah, et sellega on nii palju hulk aastaid ja nii palju vaeva nähtud, et seal on, jah, 20 aasta jagu kätetööd sees, et seda nüüd sealt kõik välja võtta, et nagu ei raatsi. Säilitan sellisena, nagu ta on ja ilmselt ma sõidan taga veel mõnel võistlusel veel. No ega mõlemad lähevad, aga jah. Jah, sest uue auto ehitus see võtab veel aega, jah, et võib-olla isegi see aasta mõnel võistlusel tahaks käia. Miil on ka see aasta tulemas? Ei, selle ma jätan kindlasti vahel. Aga vaikselt hakkamegi nüüd lõpetama, siis me oleme juba jõudnud tulevikuplaanidesse. Tegelikult neid ka päris palju juba rääkinud. Aga iga saate lõpus ma küsin alati kõigilt ühe sama küsimuse. Nii. Mis on sinul 1-2 kõige eredamat mälestust seoses Eesti kiirendusega üleüldiselt? Kas ta on siis kuidagi sinuga seotud või mingi semuga või kuidagi alaarenguga ka seoses nagu Eesti kiirendusega üleüldiselt? Et kui keegi ütleb sulle, et Eesti kiirendus, ütle 2 asja. Ma ei tea. Miski pärast mulle tuleb pähe Rock Race. Aga ma ei tea, miks. See on miks kodulinnas. Kodulinnas, jah. Ja see oli ju mitte, et Speedest oleks väike üritus olnud, aga see hetk, see oli ju... See oli üks suur festival, jah. Ja ma väga ootan, et selline asi tuleks veel. Ma arvan, et sa ei ole ainuke, kes sükest asja ootab. Et Aibo ja Põrr seda korraldasid. Ei olnud. Ei olnud või? Ei. Või kes seda korraldas, seda ma ei mäleta. Ma mäletan kuidagi... Peep Pihodalu oli üks eestvedajatest. Võib-olla tõesti. Põrr oli kommentaator. Põrr oli kommentaator, seda ma mäletan. Ja tegelikult härra Pihodaluga tahaks ta siia saada, et ta tegelikult räägiks sellest. Aga jah, see ei olnud Aivo korraldatud minu teada. Aga ta oli ikkagist festival, pluss ta oli ju nagu superfinaalide ülesehituses, et sul seal pandi läbi segi aeglased ja kiired autod kõik üksteisega sõitma. Ja seal oli ju Tümpsu ja tuunivõistlused ja seal oli tegelikult meeletus koguses Soomest kiired autosi. Et see oli üks äge elamus. Mul oli ka, ma olin ikka väga väike, kui ma seal käisin. Aga kuidagi väga eredalt, väga hästi on meeles. Need Pärnu lennuvälja üritused on mul kuidagi rohkem eredamalt meeles, et need on sellised suured üritused olnud ja need on väga hästi ägedad olnud. Oma koduväljaku asjad ongi paremini meeles. Ja teine, mis eret tuleb kindlasti meelde selle Pärnu võistlusega, et kui kiiresti on võimalik lennuväljal tungraua peal vahetada käigukast ära. Millel siis? Selle samasel sinisel Audi 200-l. Me vahetasime seda kasti mitte sellepärast, et kast oleks rikkis olnud, vaid tahtsime proovida teise ülekandega või teise käigupikkuse ülekandega. Ja mul oli sel hetkel all üks väga pikkade käikudega diislikast ja see kuidagi ei õigustanud ennast. Aga järgmiseks sõiduks oli aega ainult tund aega. Siis mina boksis juba tungisin, siis ma ütlesin sõbrale, et mine juba garaaži käigukasti tooma. Selleks ajaks ma tungisin ta üles, ma olin juba auto all, keerasin polt lahti, ta oli juba käigukastiga tagasi. See käis hirmus töö ja me olime
mõtleme, peaks minuti pealt oli see koos ja olime uuesti stardis. Jäi midagi lahti ka või? Ei jäänud lahti, aga ma ei mäleta, kas see midagi paremat tulemust meil andis või ei andnud. Ei andnud, sellepärast siis juhtus järgmine asi. Kõik läks päris hästi, aga enne lõppu lõi mingisuguse silikonlõdviku lõhki või sinna nahka need sõidud läksid. Ja see oli vist juba see sama aeg ka, kui see aju seal tegi vingerbussi, vana aju. Ja. Vot, kus on mälestused? Jah, kui siin meenutada, kindlasti neid tuleks siin veel, et sõidetud on palju, aga jah, see peab natukene mõtlema, et tuleb neid kindlasti veel meelde. Aga siis meie jätame Ivo mõtlema. Kui Ivo tuleb mõni hea mälestus, siis tuleb YouTube'i, kirjutab ise kommentaariumisse selle mälestuse. Ja selleks korraks lõpetame. Ja juba järgmisel korral on siis seekord on niimoodi, et Ivoga oli üks osa ainult ja järgmisel korral on juba järgmine nägu. Nii et täname vaatamast. Nagu ikka, like, subscribe, komment ja järgmise korrani.